Sitsiilia on pilgeni täis iidset kultuuri. Iseäranis silmatorkavad on seal just kunagise võimsa Kreeka arhitektuuri jäänused. Templite org on paik, kus kunagist hiigelaega eriti võimsalt tunda saab. Minu selja taga siin asub tempel, mille nimi on Kooskõla tempel ehk Concordi tempel ja see tempel on just seetõttu väga hästi säilinud, et ta võeti hiljem kasutusele veel kirikuna, nii et see on põhjus, mis pärast siis see hoone on siin rahvale vaatamiseks tänapäevani üsna hästi säilinud. See jumalate kuninganna Heera tempel on ehitatud umbes aastal 450 enne Kristust ja ta on natukese sellist punakat tooni ja need punased laigud arvatakse, et tekkisid tulekahjust, kui aastal 406 enne Kristust kartaagolased seda linna siin piirasid. Kogu seda võimsat ilu kahandas veidi asjaolu, et sitsiillased oskavad kõike seda ärilistel eesmärkidel väga hästi ära kasutada ja turistidele mõeldud atraktsioone leidus seal igal sammul. Häbiväärne hetk küll, Sitsiilia poeg mängis meie esivanemate muusikariista nagu ei tea mis. Ugrimees ise aga mingeid mõistlikke helisid parmupillist välja võluda ei suutnud. Mul on hambumus vale või? Ja mul ei ole hambad viltu suus, no niimoodi hoida saan. Mul ei ole rütmitunnet, näe. Ei tule siit midagi. Ma olen see manuaal vaja üles otsida kuskil. Kasutusjuhendit ei ole taas. Sitsiilia rannik on täis kauneid liivarandu, aga leidub ka näiteks selliseid plaase. Pidi olema siin musta värvi liiv, kuna Etna asub siin lähedal ja purskab pidevalt, aga liiv on küll must, aga ma kardan, et selle laavaga ei ole mingit pistmist. Et tuleb sükene meenutab, nagu omaksid miinisadamat siin see asi, aga Siiamaani aktiivse Euroopa suurima vulkaani Etna mäe lähedust oli aga üha rohkem ja rohkem tunda. Juhtus see, mida me ei julgenud lootagi. Öeldi küll, et kui meil on vähegi õnne ja veab, siis pimedas on näha Etna vulkaani peal hõõguvat laavat. Ja siis teatud piirini on seal stand-by peal. Iial ei tea, millal mida võib juhtuda. Seda me läheme päevavalges uurima. Mitme võimsa kraatriga 3330 meetri kõrgune Etna mägi on jäänud üheks maailma aktiivsemaks vulkaaniks. Kreeklaste jaoks muide oli see tulejumal Hephaistose kodu. Jumal kasutas vulkaani leeke ja laavat, et sepistada Zeusile pikse nooli. Ja seda, et Etna vulkaan ainult ähvardustega ei piirdu, näitab kas või see sama pilt siin ümberringi. Vanakene on siis kunagi korra köhatada võtnud ja saatnud alla mere poole suure laavajoa, mis on oma teelt pühkinud kõik elava. Aga ega see ugrimees ei karda ei hunti ega tonti, ammugi siis mingit väikest vulkaanikest, nii et me läheme ja üritame selle reporteri lipu viia nii kõrgele Etna otsa, kui see vähegi võimalik on. Kuigi eemalt tundus see unimoogi põhjal ehitatud pussikese turnimine seal kõrgel mäe otsas üsna hirmuäratav, aga no Kanal 2 nimel kõigeks valmis. Selline näeb ta pealt välja või? Jah, et see pealt on siin siis koosneb 4 suurest kraatrist. Need on siin pildi peal kõik näha. Ütleme nii, et oleme sattunud üsna maailma lõppu. Ja siin lähedal nendest kraatritest saab minna otse põrgusse. Põrguväravad on siin samas.
seal, mis seal aurab, seal on siis nagu see laava, mida me eile õhtul sealt alt asulast nägime. Etna mägi ise on ennast pilve sisse peitnud, ei taha meile hästi ennast näidata, aga Reporteri lipp on 2800 meetri kõrgusel, Etna ise on natukese üle 3000, nii et ega siin palju enam selle kraatri suudumeni maad pole jäänud ja isegi siin on juba tallaalused natukese tulised, aga Reporter Etna mäe otsas 2800 meetrit. Hüppa nii kaua mägi koos on. Motoreporteri mehed siin müravad mõnuga siin Etna mäe otsas, aga alles 2001. aastal köhatas see Etnakene oma kurgu puhtaks ja hävines päris palju elamist ja suveniiriputkad said kõik otsa siin tee ääres, tõstukid, kõik olid siin laavaga kaetud ja ega siin ei tea kunagi, millal see vanakene otsustab jälle turtsuma siin hakata, nii et jookske, poisid, eks vaatab, mis edasi saab. Hiljem selgus, et Etna otsa sõitmine polnud pooltki nii hirmus kui sealt alla tulek. Pidurite krigina saatel otsustasime juhile igaks juhuks kaarti lugema hakata. Siis on 20, vasak 5, 20, parem 5, terav. Ja kollase maja juures paremale. Mõnikord on inimestel reisile minnes kartus, et võõras riigis viibides ei saa aru, mida kohalikud elanikud kõnelevad. Päris kindlasti ei saa kohalikud inimesed eesti keelest aru. Aga te vaid vaadake, Eesti mehe näos peegeldub siin Sitsiilia tütre suhtest täielik arusaam ja polnud keelt vaja osatagi, et aru saada, sellest tanklast me kütust ei saa. Juba 6 aastat Sitsiilias elanud Mae Meruski sõnul peabki mõnede sealsete omapäradega lihtsalt ära harjuma. Teda peaks arvestama sellega kõigepealt, et ta ei ole Eestis, et kõik asjad käivad hästi aeglaselt, kõik toimetused käivad hästi aeglaselt. Alati ei peeta kinni sellest, mida lubatakse või räägitakse või kellaaegadest ja nii edasi ja nii edasi. Keeleoskus on ääretult väike, et ega inglise keelega ei ole ka nii, et saab nagu igal pool praktiliselt ei saagi hakkama, võib-olla mõnes turismikohas. Aga muud ei olegi, peaks arvestama ka, et ilm võib olla suvel väga palav, kuna reisida. Keeleoskust inimestel ei ole, eks ole, aegadest kinni ei peeta, eks ole, mõõteühikud, ma ei tea, mis numbritest. Jah, see et 300 meetrit on tegelikult sellega 3 kilomeetrit, mis asi see siis nii head on? Siin on head see, et siin ei ole stressi. Inimesed elavad lihtsalt, naudivad seda ilma ja seda olu siin ja neil ei ole nagu niisugust rabelemist, et olla naabrist parem ja saada endale uus auto ja saada endale see, lihtsalt ollakse. Et võib-olla inimesi peetakse siin natuke laiskadeks ja lohakateks ja et nad eriti viitsi midagi teha, aga tegelikult see on nagu selline hea minna laskmine. Võiks arvata, et toitumusharjumuste poolest sitsiillased itaallastest eriti ei erine, aga mõned omapärad siiski on. Nad söövad hästi palju mereande ja kala, sest meri on ju siin kohe samas. Siin on, võib öelda, et kõik, mis merest kätte saadakse, kõik ära süüakse. Kõik teokarbid, meresiilikud, molluskid, kõik. Ja muidugi nende uhkus mõõkkala, tuunikalad, mida ka siit merest leidub ja mis veel sitsiillastel on iseloomulik, nad söövad hirmus palju saia. Et saia vahele käivad isegi nendel friikartulid ja saia vahele käib neil isegi jäätis, kui te olete. Aga kui nüüd korraks veel selle inimeste lohakuse teema juurde tagasi tulla, siis tõesti oli mida vaadata. Need kuramuse itaallased pole vist veel avastanud enda jaoks mõistet nimega prügikast, sest et siin on nagu seda moodi aparaat küll, aga sellist liigutust nad teha näiteks ei oska. Et kõik on osanud teha ainult sellist liigutust ja nii nagu Jumal juhatab, vaadake, mis siin on. Prügikast on suht tühi. Prügikast on peaaegu et tühi, jah, aga vaatame, mis siin metsa all on.
teeme ära, meestel jätkuks tegevust elu lõpuni ja ma arvan, et ka nende lapsed saaksid siin veel tööd ka elu lõpuni. Ennem kui see läga siin kõik ära korjatakse, see on ikka päris jube ja see on rand siin, see ei ole mitte mingi, ma ei tea, mis asi. Selle kõige peale jäi meie peamehaanik Raivet väga haigeks ja tema kõrvavalu leevendamiseks külastasime kohalikku apteeki. Onu soovitas talle tilku, andis tilgad, mida tuleb õhtul tilgutada kõrva, nii et praegu ikka mingit tolku pole. Aga onu vist on ise kõik võimalikud tabletid järgi proovinud, onu on nii ära mutanteerunud. Et halb hakkab. Mina sain siit apteekist endale kasmaarid ööseks. Oi! Praegu käisin siin Frankensteini käes siuksed asjad. Apteekri onule jätsime igal juhul kustumatu mulje. No. Oi, joo, nüüd oled sa haige ka. 5-8 tilka kõrva ja 4-5 tilka keele alla. Ei, see on 4-5 kõrva, vaata see oleneb, mitu inimesel on. Itaaliast laevaga Albaaniasse jõudes kadus aga ehmatusest korraks igasugune naerutuju ära. Kui meie siin Eestis muretseme, et milline esmamulje võib jääda Tallinnat külastavale turistile meie pealinnast, kui teed on veidikese nagu aukus, siis Albaanias ei muretse sadamasse jõudnud külaliste muljete pärast küll mitte keegi. Las harjab, korjab ja orjab vanamoor. Las kutsulased nurka, ta ju alles noor. Ei tea, kas kolis juurde mõni uus paskaak. Mul mullusega võrreldes on palju suurem saak. Motoreporter on jõudnud nüüd elu ja tervisega Albaaniasse. Ja no ütleme niimoodi, et kui me Itaalias ühes sadamalinnas nägime prügikasti kõrvale tekkinud prügihunnikut metsa alla, siis esmamulje Albaaniast on nüüd küll selline, et siin on terve see riik selline, kus on prügikast keskel ja siis see, mis kasti sisse käib, kõik ümberringi laiali pillutud, et üsna veider ja kummaline on see esmamulje, aga ei tea ju veel, äkki on ikkagi konkreetses linnas või linna osas küsimus. Ja näete, siin on näiteks sellised tanklad. Ütleme siis nii, et kahjuks ei olnud asi selles konkreetses Vlore nimelises sadamalinnas. Vaatepilt ei läinud paremaks ka maapiirkondades. On treppidelle prahti kantud terve mere täis. Neil lastele peaks antama üks kõva kire täis. Kui perekond ja kodu aina kaitseb malga eest, las tulla kõntsa korjama siis selle palga eest. Kui lähen maailma rändama, siis sulle seda ei ütle ma, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Leidub teid ja leidub maid ja leidub sinust paremaid ning polegi sul tarvis teada, mida ma teen.
Albaania liiklus pole just kiita. Teed on aukus ja tähistamata ning kohalikud mehepojad sõidavad nii, nagu Allah juhatab. Just nimelt mehepojad, sest selles riigis pole naisi niisamagi õieti tänavatel näha, rääkimata siis autoroolis istumisest. Maanteliikluses hukkunute mälestust peetakse aga vägagi kalliks. Meie järgmine sihtkoht oli Kosovo, värskelt tekkinud riik, kus konflikt albaanlaste ning serblaste vahel ikka veel nii tuline, et nõuab jätkuvalt rahuvalvajate kohalolekut. Teiste hulgas on seal kohal ka Eesti sõdurid ja neile me läbi Albaania külla sõitsimegi. No kui Eestis on üsna tihe poleemika selle üle, kas riigilipp peaks lehvima ainult riigipühadel või on see mingisugune selline asi, mis peaks ja võiks inimestel taluhoovis ja majade küljes olla aastaringselt, ööpäevaringselt, siis siin Albaanias seda küsimust absoluutselt ei ole. Riigilipp lehvib absoluutselt igas mastis, isegi selliste asjade otsas, mida majaks võib-olla on esmapilgul natukese raske pidadagi. Nii et riigilipp on siin au ja uhkuse tunnus ja nagu siit juures oleval pildilt näha on, siis mitte ainult Albaania lipp ei ole siin aktuaalne, vaid ka kõik, keda nad oma toetajateks peavad, näiteks Euroopa Liidu lipp, siin on Saksamaa lipp ja USA lipp lausa. Ja mida lähemale me praegu nüüd Kosovole läheme, seda rohkem hakkab ilmuma ka sellised Kosovo teemalisi asju, näiteks hetk tagasi möödusime baarist, mille pealkirjaks oligi pandud siis Kosovo ja tõesti, Kosovo piir tundub, et hakkab lähenema ja inimeste meelsust on siin selgelt näha. Albaaniast Kosovosse viib üle mägede ainult üks tee. Meil polnud muidugi aimugi, kui vaevarikas viimase paarisaja kilomeetri läbimine olla võib. Hommikul teele asudes lootsime mõne tunniga juba Kosovos olla. Oleme siis jõudnud nüüd Eesti poiste juurde, omade juurde nii-öelda, peaaegu. Ja öelda võib tänase päeva reisu kohta nii palju, et kui keegi muretseb selle üle, et Albaaniast väga paljud inimesed hakkavad nüüd ründama kõik siia Kosovosse seoses Kosovo iseseisvumisega, siis seda kindlasti juhtuda ei saa, sest lihtsalt ei ole teed, mille kaudu nad rünnata saaksid. Teed ei ole mitte natukesegi. Omal nahal kogesime selle ära, me oleme täna hommikust saati, nüüd kell on mingi 2 öösel sõitnud 400 kilomeetrit, nii et ütleme nii, et Albaaniast Kosovosse saamiseks läheb aega. See on testitud ja kindel. Mehed, mis siin sünnib? Kerge võrgutus võimlemine. Tulime just, või tähendab, oleme Lõuna-Euroopas soojas. Kosovos oli öö tõeliselt külm ja Eesti sõdurpoisid näitasid üles tõelist kannatlikkust, oodates hulle rändureid pea poole ööni. Õnneks tutvustati rahuvalvajate baasi sisenedes meile ühe esimese asjana eestlaste ehitatud sauna, kus ihu jälle soojaks saime kütta. Ka järgmine hommik algas meile igati mõnusalt, sest pühapäeviti pakutakse rahuvalvajatele seal eriti rikkalikku toidulauda. No põhimõtteliselt sai ennast krevettidest täis süüa. Parim Rootsi laud, mida ma olen näinud, tõeliselt külluti. Põhja-Kosovos Mitrovitsa linna lähistel asuva Taani pataljoni koosseisus teeniv Estrif 4 on moodustatud Kaitseliidu baasil. Nende ülesanne on luurepatrullide ja läbiotsimiste teostamine ning erinevate objektide julgeoleku tagamine. Selliste džiipidega käivad siis Eesti poisid siin Mitrovitsi linnas patrullides ja meil on hea meel nüüd Estrif 4 meestega koos minnagi korraks patrulli ja vaadata, milline olukord siin Mitrovitsi linnas siis valitseb.
see on veel ikka siis nagu Albaania linnaosa. Et tegelikult kõik, mis jääb siia poole jõge, on albaanlaste alad. Et need on väga rahulikud alad, et siin kunagi mingit konflikte ega provokatsioone nagu ei ole. Ma sain vast nagu õigesti aru, et põhiliselt need provokatsioonide korraldajad on ikkagi Serbia poole pealt. Ei ole niimoodi. Et tegelikult on mõlemad pidi. Et nii ei saa öelda, et serblased provotseerivad. Et nad mõlemad ikkagi käivad ja provotseerivad üksteist nii-öelda. Et see nüüd, et otsustada, kumb nagu süüdi on või kumb puhas on, et seda sihukest hinnangut mina ei julge küll anda. Ja pole õnneks minu töögi. Et selles suhtes on see liiklus on sihuke karm. Siis tundub, et nad üritavad nagu pauku panna kogu aeg meie autodega. Et näiteks sõidavad ees suure kiirusega, sõidad talle järgi ja siis ta pidurdab äkiliselt hoo maha. Sest see, kui sõidetakse autole sisse, on väga hea raha nende jaoks.